Tere õhtust. Tere. Täna õhtul on orientalistika ringis teoloogia doktor Jaan Lahe ja me räägime ühest vähem tuntud ja juba hääbunud religioonist, maniteismist ja tema seostest eeskätt siis budismi ja zoroastrismiga. Kuigi Jaan vist mainis, et Hiinas mingil kujul manilus eksisteerib uususundina. Loeng kestab umbes tund aega ja siis saavad kõik teised sõna. Et ma soovin head kuulamist. Aitäh. Nii, tere õhtust, mu daamid ja härrad. Valisin oma loengu pealkirjaks maniluse transformatsioonid ja ei taha selles loengus rääkida mitte niivõrd sellest, mis see manilus kui selline üldse on, sest selle kohta on võimalik lugeda erinevaid ülevaateid ka eesti keeles. Mainin seda, et väga hea ülevaate on sellest kirjutanud Saksa maniluse uurija Hans-Joachim Glimkait, kes oli Bonni ülikooli usundilo professor ja ilmus eestikeelses tõlkes 2002. aastal akadeemias. Ei suuda praegu numbrit hästi meenutada, aga te leiate selle hõlpsasti üles, kui te lööte sisse Hans-Joachim Glimkait, Mani ja manilus. See on selle artikli nimi. Ja see on tegelikult peatükk ühest raamatust, mille nimi on Religioonitsiidi teel. Ingliskeelne raamat ja see on siis manilust käsitlev peatükk. Ja veel on ilmunud Uku Maasingu tõlkes Manilaste laulud siin Tartus Johannes Esto kirjastuse väljaandena, millele mina olen kirjutanud siis saate sõna, kus ma annan ka üldise ülevaate manilusest. Nii et seda soovitan ka lugeda. Ja kolmanda asjana soovitan lugeda teil oma juhendaja Kurt Rudolfi raamatut Gnoosis, ühe hilisantiikse usundi olemus ja ajalugu, kus on samuti eraldi väga põhjalik peatükk manilusest ja kus on ka värvipildid, manilaste maalid, mis on väga hea selline illustratiivne materjal, et ma vabandan ette, et mina kahjuks ei jõudnud valmistada illustratiivset materjali ette teile. Oleks muidu näidanud neid pilte, aga selles raamatus juba ainuüksi on neid päris kena valimik olemas. Tere! Nii, kuna ma eeldan, et enamik teist teab, mida manilus kui selline kujutab, siis ma sellel pikemalt ei peatu. Mainin ära ainult siis selle, et tegemist on sellise algusest peale juba kosmopoliitse usundiga, mis pole sugugi tavaline. Tihti on niimoodi, et algselt on tegemist etnilise usundiga, mille järgijaskond siis koosneb ühe kindla rahva liikmetest ja hiljem hakkab see religioon levima siis ka teiste rahvaste hulgas ja muutub niimoodi kosmopoliitseks usundiks. Ristiusk on väga hea näide selle kohta, et algselt oli ikkagi selline Iisraeli usundi sisene uuendusliikumine, siis ta iseseisvus hakkas levima Kreeka-Rooma maailmas ja niimoodi sai ta suhteliselt lühike ajaga siis selline kosmopoliitne usund, mis leidis endale poolehoidjaid erinevate rahvaste ja erinevate kultuuride pooldajate hulgast. Aga manilus paistab silma selle poolest, et algusest peale on ta olnud kosmopoliitne usund ja mani enda, usundi rajaja enda nägemuse järgi ta ongi mõeldud kõikidele maailma rahvastele ja võtab kokku kõik kõige parema, mis ennem teda religiooni maailmas üldse on toimunud. Ehk siis teiste sõnadega sellised mehed nagu Gautama Buddha ja Zarathustra ja apostel Paulus ja Jeesus on tegelikult mani enda järgi kõik tema eelkäijad olnud. Nad on õpetanud kõike seda sama, mida temagi, aga tema siis on nii-öelda selle kõik uuesti üle korranud ja nii-öelda kõige täielikumal kujul siis inimestele esitanud ja pärast teda siis ei tule enam ühtegi valguse maailma saadikut siia. Nii et selles mõttes ta on natukene sarnane prohvet Muhammadiga, kes siis ka ennast pidas
viimaseks prohvetiks ja olgu isegi niisugune detail mainitud, et kui Muhammad kasutab enda kohta Koraanis sellist väljendit nagu prohvetite pitser või prohvetluse pitser, siis Mani väidetavalt kasutas enda kohta seda ka. Aga pole tõestatud, et see oleks siis Muhammadi poolt otse Manilt üle võetud. Karsten Kolpe, üks iranist, on selle kohta raamatu eraldi kirjutanud, kus ta selle üle arutleb ja leiab, et pigem on see pärit siis sellisest ühtsest juudi kristlikust pärimusest, kus pitseri sümboolika on väga oluline olnud. Johannes ilmutusraamatuski Uues testamendis on pitseritega kinni pandud raamat ja nii edasi ja nii edasi. Mani elas aastatel 216 kuni 276 ja 77, et sünniaasta on täpselt teada, surma-aasta kõigub aastase vahega. Ja elas ja tegutses ta siis Sassaniidide impeeriumis ehk siis Uus-Pärsia riigis. Sündis ta sellele eelnenud riigis ehk siis Aršakiidide riigis või Partia impeeriumis, nagu seda ka nimetatakse. Ja see Sassaniidide riik siis püsis kuni islami sissetungini Iraani. Nii et kuni selle ajani siis valitsesid seda ala Sassaniididest kuningad ja see ala hõlmas siis peale nii-öelda siis tuumikala ehk selle Iraani kiltmaa veel ka teisi alasid. Ja ütleme siis niimoodi, et Kesk-Aasia arvestatavad territooriumid kuulusid sinna. Ja ta oli siis palju rahvuseline riik, multikultuurne, nagu tänapäeval öeldakse, ja esindatud olid seal erinevad religioonid. Riigi usundiks oli zoroastrism ja selle kõrval olid arvestatavateks vähemususunditeks kõigepealt kristluse erinevad voolud ehk siis erinevad idakirikud olid esindatud seal. Kes neist tahab ülevaadet saada, sellel soovitan lugeda Alar Laatsi, ka mitte väga ammu ilmunud raamatut Idakirikud idas. Nendest kirikutest annab ta kena ülevaate seal. Siis oli arvestatavalt suur juudi kogukond Sassaniidide riigis. Olid esindatud erinevad väikesed religioossed grupid, kelle hulgast paistavad silma niinimetatud ristijad, üldnimetus erinevatele religioossetele gruppidele, kes siis praktiseerisid veeriitusi ja Mani ise pärimuse järgi juba lapsena kuulus ka ühte sellisesse rühmitusse, mis on tuntud siis Elkasaitide või Elkesaitide nime all. Ja tegemist oli kristliku rühmitusel, kuhu öeldud, et ristjate rühmitused osalt olid siis juudi sellised grupid, nagu ütleme Riste Johannese ümber tekkinud liikumine ja teiselt poolt olid osad neist siis kristlikud grupid ja see grupp konkreetselt oli kristlik. Aga selle grupi õpetusest me kuigi palju ei tea ja praktikas siis teame seda, et neil olid olulised siis sellised voolava veega läbiviidavad riitused, mida siis me nimetame niimoodi tingliku nimetusega ristimiseks. Aga igal juhul Mani sellest grupist eraldus pärast seda, kui ta pärimuse järgi ilmutuse sai 12-aastaselt, hiljem ilmutus kordus ja selle mõjul ta siis üritas seda gruppi reformida ja kõige suurem radikaalsem reform, mida ta plaanis, oli need veeriitused ära keelata, kui nad kõige tähtsamad seal. Ja põhjendus oli see, et selles vees on jumalik valgus ja riitust läbi viies seda valgust kahjustatakse, et valgus kannatab. Ta väitis, et ta kuuleb oma kõrvaga, kuidas valgus karjub. Tere! Nii et tekkis konflikt tal siis oma selle rühmitusega ja ta heideti sealt välja, aga selleks ajaks oli ta suutnud oma isa ja veel paari kaaslast veenda, et ta on ikkagi jumaliku missiooniga inimene, valguse maailma saadik, nagu ta ise ennast mõtestas. Ja sellest ajast alates siis hakkabki ta rajama oma religiooni, mis on Sassaniidide riigis väga ulatuslikult levib, tere. Ja esialgu on ta väga edukas, ta missioneerib erinevates riigi piirkondades, leiab endale poolehoidjaid väga palju, aga tasapisi hakkab tal tekkima konflikt riigi usundi ehk zoroastrismi preesterkonnaga, kes näevad selles uues usundis nagu päris selgelt ohtlikku rivaali oma usundile ja hakkavad siis intrigeerima Mani vastu
ja süüdistama teda selles, et ta on poliitiliselt ebausaldusväärne ja õõnestab kuningavõimu ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks siis õnnestubki neil korraldada asjad niimoodi, et Mani vangistatakse ja hukatakse ja tema rajatud kogudusi hakatakse siis sassaniidide riigis väga tõsiselt taga kiusama. Ja selle tulemuseks on siis see, et manilased hakkavad põgenema sassaniidide riigist, kuhu nad lähevad kõigepealt Rooma riiki, aga Rooma riigis nad satuvad ka varsti riigiga konflikti. Nimelt keiser Diocletianus, kes siis 3. sajandi lõpul, 4. sajandi alguses valitses, oli üks selline keiser, kes üritas riiki reformida usundi kaudu. Sellepärast ta kiusas ka kristlasi taga teatavasti. Aga kui manilus hakkas levima Rooma riigis, siis kahtlustati manilasi ka poliitilises ebalojaalsuses. Teatavasti Pärsiaga pidas Rooma ju pidevalt piirisõdu, eks ole, idapiiri pärast ja arvati, et manilased on kõik siis potentsiaalsed Pärsia toetajad ja selle süüdistusega siis hakati neid taga kiusama. Ja siis väga palju põgenes manilasi sassaniidide riigi idaossa ja sealt ka väljapoole Kesk-Aasia erinevatesse linnadesse, kuhu nad ennast siis elama asutasid ja leidsid seal arvestatavat vastuvõttu, tekkisid maniheistlikud kogudused ka siis väljaspool sassaniidide riiki Kesk-Aasias ja Kesk-Aasiast kujuneski selline oluline maniluse keskus, et kui tegelikult algselt maniluse keskus asus praeguse Iraagi territooriumil, mis kuulus ka sassaniidide riiki, siis selle lääneossa, siis kuskilt varasest keskajast alates, ütleme seal 8. sajandist või niimoodi peale Kristuse sündimist, asus maniluse keskus Kesk-Aasias ja sajandeid oli selleks Samarkand. Nii et ühesõnaga Samarkand ja Buhara oli 2 väga olulist maniluse keskust ja keskusena oli nad olulised seetõttu, et manilusel oli tsentraliseeritud organisatsioon, mille eesotsas siis seisis eesseisja, keda peeti mani järeltulijaks, mitte siis prohvetina, vaid nii nagu Muhammadi puhulgi sellise poliitilise juhina. Ja see organisatsioon suutis korraldada väga hästi läbimõeldud missionitegevuse, millest üks oluline osa oli tõlketegevus. Ehk siis teiste sõnadega mani kirjutatud tekstid tuli tõlkida ära kõikidesse nendesse keeltesse, mida rääkisid siis inimesed nendes piirkondades, kuhu see manilus levinud oli ja tihti missionärid juba eelnevalt, kui nad alustasid oma tööd, seal võtsid kaasa kirja pandud tekstid kohalikes keeltes, et siis niimoodi mani elavat sõna levitada inimeste hulgas. Ja need keeled, milles mani ise kirjutas, olid araamea keel, oli põhiline ja kesk-pärsia keel, millest ta kirjutas ka ühe olulise teose, mis pole säilinud, fragmendid ainult on sellest järgi. See oli pühendatud ühele sassaniidide kuningale lausa selle eest, et ta toetas tema tegevust. Aga tõlkima hakati hästi palju siis maniheistlikke tekste erinevatesse Iraani keeltesse ja erinevatesse turgi keeltesse. Ja Iraani keeltest kõige olulisemad keeled, milles on maniheistlikke tekste säilinud, on partia keel, siis kesk-pärsia keel ja sogdi keel. Ja turgi keeltest kõige vanemad ja olulisemad maniheistlikud tekstid on pandud kirja uiguuri keeles, kuna siis uiguuridega asustatud aladel tekkis väga palju maniheistlikke kogudusi. Ja nii-öelda misionärideks, põhilisteks misionärideks seal Kesk-Aasias kujunes selline rahvas nagu sogdid, ka siis Iraani rahvas, kes toimisid kaupmeestena ja samal ajal levitasid siis mani õpetust väga edukalt. Ja see missioni tegevus toimus siiditee kaudu, nii et selle kaudu siis levisid erinevad kaubad ja samal ajal erinevad usundid. Nestoriaanlik kristlus näiteks levis siiditee kaudu ulatuslikult
ja olulised maniheismi keskused on leitud just siis Siidi tee äärsetest asulatest. Et sealt on ka siis käsikirju kõige rohkem leitud. 20. sajandi alguses hakkasid toimuma suured ekspeditsioonid Kesk-Aasiasse, erinevad Euroopa riigid neid korraldasid ja selle tulemusena toodi siia hästi palju erinevates keeltes maniheistlikke käsikirju nendest linnadest, kus olid olulised manilaste keskused olnud. Ja praegu ka siis erinevates Euroopa raamatukogudes, muuseumides on väga korralikud kogud neid olemas. Ja samuti illustratiivset materjali, mida ma kahjuks, nagu ma ütlesin, täna näidata ei saa, aga on leitud hästi palju raamatu illustratsioone, siis samamoodi ka näiteks seinamaalinguid, mis on reprodutseeritud küll, aga kahjuks jah, mul ei ole võimalik praegu teile näidata, kuni teine kord. Nüüd, mis on aga siis maniluse uurimise puhul olnud üks selline põhiline küsimus juba väga kaua aega. Ma ütleks, et hetkel see ei ole aktuaalne, sest praegu põhiliselt tegeletakse igasuguste detailküsimustega, aga maniluse selline teaduslik uurimine tegelikult algab juba 18. sajandil. 18. sajandil, kui üks prantsuse õpetlane kirjutas esimese monograafia maniluse kohta ja see mees oli mitte siis katoliiklane, vaid hugenott ehk siis prantsuse protestant ja põhimõtteliselt siis ta käsitleb seda manireligiooni ühe kristluse haruna, sellise kristliku ketserlusena ja peab seda siis protestantluse eelkäijaks. Ja just nagu positiivselt, et näeb nagu oma religiooni sellist eelkäijat. Ja sellel on üks väga huvitav paralleel. 1699. aastal juba üks sakslane nimega Gottfried Arnold, kes oli pietist, kirjutas oma käsitluse kirikuloost. Ja seal ta näitab erinevaid kristlikke liikumisi, mida siis nii-öelda suurkirik ketserlikeks pidas ja tema meelest on need ainsad tõelise kristluse esindajad olnud ajaloos. Jah. Ja mida ta püüab näidata seda, et põhimõtteliselt protestantlik kristlus, mida ta ise kaitseb, see Arnold, et see ei ole mitte midagi muud kui nende samade varasemate ketserluste siis järeltulija ehk siis tõelise kristluse esindaja. Jah. No see selleks. Nüüd edasi 19. sajandil, 1830. aastatel elas ja tegutses üks selline mees nagu Ferdinand Christian Baur, kes oli kirikuajaloolane ja ka tema kirjutas monograafia maniluse kohta ja huvitaval kombel tema arusaam manilusest on hoopis teistsugune ja nimelt püüab ta manilust tuletada budismist. Ja tema üks selline põhitees on siis see, et maniluse üks selline kõige tähtsam uskumus võib öelda on see, et kogu maailma on paisatud laiali siis selline jumalik valgus, mis viibib siin maailmas siia vangistatuna, suletuna, ta ei peaks siin olema, ta vajab vabanemist ja mis põhiline, ta kannatab kogu aeg. Et ühesõnaga selle kohta on öelnud Hans-Joachim Klimkait, kellega eesti keelde tõlgitud artiklit ma mainisin, et siin nagu see budistlik kannatuse idee on nii-öelda transformeeritud, sellist valgusolust ja budismis ei kujutate ette, mis kannatab. Aga ta on transformeeritud ja igal juhul Baur on siis nagu täiesti kindel, et on ka muud religioonid mõjutanud maniluse tekkimist, mingil määral kristlus ja mingil määral iraani usund, aga et budismi mõju on kõige tugevam. Aga tänapäeval ei arva seda mitte keegi, võiks öelda niimoodi. Mis ei tähenda seda, et manilusel ei oleks budismiga mingeid kokkupuuteid olnud, kuna ta Kesk-Aasias ju levis, kus budism oli levinud ja jõudis ka Hiinasse, eks ole, siis ta budismiga paratamatult kokku puutus, aga sellest ma kohe varsti räägin teile. Nüüd edasi, 20. sajandi alguses toimus jälle nagu selline uus paradigma nihe, kui võõrsõna kasutada maniluse päritolu küsimuses ja saksa religioonilooline koolkond. Sellised mehed nagu seal Wilhelm Busset ja Richard Reitzenstein ja teised esmakordselt tulid välja siis selle väitega, et maniluse näol on tegemist gnostitsismi ühe haruga.
ja seda ideed arendas edasi 1930. aastatel juudi päritolu koori Hans Jonas, kes natside eest Ameerikasse pages ja pärast sõda veel seal olulisi teoseid kirjutas. Ka tema siis süstemaatiliselt vaatab manilust gnoosise kontekstis. Ja tänapäeval on nagu suhteliselt üldiselt levinud see vaateviis, et see nii-öelda laiem religioonilooline kontekst, milles manilust peab vaatama, ongi siis gnoosis. Kuigi gnoosise enda üle diskuteeritakse tänapäeval, et kas üldse saab rääkida mingisuguse sellisest ühtsest liikumisest või on ta siis meelevaldselt valitud nimetus erinevate gruppide ja liikumiste kohta, et küllaltki terve hulk uurijaid on, kes sedapidi arutab asja üle. Ja maniluse enda puhul on ka tähelepanu ammu juba juhitud sellele, et tal on väga suured lokaalsed erinevused, et kui vaadata näiteks Põhja-Aafrika manilust, et kirikus Augustinus oli seotud sellega, eks ole, seal 4.–5. sajandi manilust ja sinna kõrvale panna näiteks Kesk-Aasia või Hiina manilus, et nad on ikka väga-väga tugevalt erinevad. Samas on aga ka piisavalt uurijaid, kes siiski ütleb, et mingisugune selline põhistruktuur, õpetuslik põhistruktuur on manilusel ikka sama, sõltumata sellest, millises piirkonnas ta ka ei oleks esinenud. Kuigi see, et ta on gnoosisega vähem või rohkem seotud, on muidugi neid, kes ütlevad, et ta erineb teistest gnoosise suundadest mitmetes põhimõttelistes asjades väga tugevalt, aga teatud seost ei eitata, siis eraldi küsimuseks on kristluse seosed manilusega. Ja praegune tendents on ikkagi see, et neid rõhutatakse väga tugevalt, aga väidetakse siis seda, et need kristluse voolud, mis manilust on mõjutanud, ei ole siis niinimetatud kujunemasse enamuskirikusse kuuluvad, vaid pigem on tegemist siis kristlike gnostiliste gruppidega, mis siis on mani mõjutanud ja ilmselt juba alates sellest, et selkesaitide rühmitus, kuhu ta kuulus, oli ju kristlik rühmitus ühtlasi ka. Nii et tõenäoliselt siis selliste gruppidega peab siin arvestama. Siis Markion, keda ei peeta gnostikuks, aga kellel on gnostitsismiga mõningaid kokkupuutepunkte, on ka üks selline mees, keda peetakse mani üheks selliseks mõjutajaks. Aga üldiselt on juhitud tähelepanu siis sellele, et väga palju huvitavaid paralleele manilusele pakub Süüria kristlus, mida on uurinud meie Artur Võõbus, eks ole, mis rõhutas sellist enesetunnetust ja askeesi väga tugevalt, et sellel on igal juhul väga palju selliseid kokkupuutepunkte manilusega. Aga maniluse enda eripära on olnud see, et ta ei ole ennast ise samastanud ühegi konkreetse religiooniga, vaid näinud ennast siis endas täiesti uut ilmutust, mis samas võtab kokku kõik hea ja õige, mis on teistes varasemates religioonides olnud, kuid missioonitööd tehes on rõhutanud manilaste missionäärid siis sarnasust võimalikult palju selle usundiga, mille järgi ta on püüdnud siis endale võita. Ehk siis Põhja-Aafrikas manihestlikud missionärid esitasid mani õpetust kristluse õige tõlgendusena ja Kesk-Aasias ja Hiinas Buda õpetuse õige tõlgendusena. Ja sassaniidide riigis loomulikult, kus riigiusundiks oli zoroastrism, esitati seda siis zoroastrismi õige tõlgendusena. Kuigi zoroastristlikud preestrid olid praktiliselt algusest peale teadlikud, et see manilus on ikkagi zoroastrismist väga oluliselt erinev ja ei käsitlenud seda siis mingisuguse zoroastrismi haruna, vaid siis ikkagi täiesti sellise omaette liikumisena. Nüüd, kui rääkida erinevate usundite mõjust maniluse tekkimisele, siis eraldi on rõhutatud ühelt poolt siis zoroastrismi teatud ideid ja teiselt poolt siis juudi ja kristlikku pärandit. Ja mis zoroastrismi puudutab, siis sealt on juba kindlasti pärit ka maniluse põhikontseptsioon
kahest juurest või algest. Poeetiliselt on 2 puuks ka neid nimetatud teinekord manifestlikes tekstides. Need on siis see headus ja kurjus, pimedus ja valgus, mida kujutatakse ette siis 2 sellise omaette maailmana. Ja seos siis zoroastristliku taolismiga on väga sarnane siin, et ka seal on siis valgus ja headus samastatud ja pimedus ja kurjus ja neid vastandatakse teineteisele. Kusjuures, kui manilastel selle pimeduse maailma üheks niisuguseks isikustatuseks või personifikatsiooniks on üks teemonlik olend, kelle nimi on Aas, mis tähendab siis himu või kirge, siis selle nimeline teemon on ka olemas zoroastrismis, aga siis manilusest on saanud nagu siis selleks pimeduse maailma selliseks kehastuseks. Aga oluline erinevus zoroastrismiga võrreldes on see, et seal samastatakse pimedus ja kurjus mateeriaga, ainega, mida zoroastrismis ei tehta. Ja see erinevus oli algusest peale zoroastristlikele preestritele silma torkav, sellele juhiti pidevalt tähelepanu, et see oli üks suuremaid erinevusi. Kuidas see Aas kirjutatakse? Ühesõnaga, kuri on mateeria kui selline, aga kui see mateeria on juba endale kuju saanud, kui on tekkinud materiaalne maailm, siis seda maailma oma olemuselt kurjana ei käsitleta läbinisti, kuigi ta on manifestliku mütoloogia järgi valmistatud tapetud teemonite laipadest. Nii et läbinisti hea ta ei ole, aga ta ei ole erinevalt teistest gnoosise suundadest ja see on nüüd see punkt, kus gnoosise uurijad kahtlevad, et kas manilus saab gnoosis alla liigitada tänapäeval, on see, et see maailm on loodud head olendite poolt, valgusolendite poolt ja loodud hea eesmärgiga, et jumalikku valgust vabastada mateeriast. Selleks on loodud maailma kõiksus. Aga gnostitsismis üldiselt siis on maailma loojad siis mingisugused sellised kõrgemast jumalast oluliselt allpool olevad olendid, kas siis lihtsalt ebatäiuslikud või koguni halvad oma loomult. Ja seetõttu ka siis materiaalne maailm on läbinisti halb, mida maniluse puhul öelda ei saa. Siis on terve hulk mütoloogilisi tegelasi, kes on laenatud zoroastristlikust mütoloogiast otseselt, et näiteks selle sama pimeduse maailma valitseja kannab nimetust Ahriman, mis on otseselt võetud zoroastrismist, kus kurjade jõudude pealik seda sama nimetust kannab. Siis on selline mütoloogiline tegelane manifesmis nagu esimene inimene, see ei ole mitte maine inimene, vaid selline üleloomulik hiiglane, kes saadetakse pimeduse jõudude vastu sõtta ja tema nimi keskpärsia keelsetes tekstides on Ormazd, kelles on ära tuntav siis zoroastrismi peajumala Ahura Mazda nimi. Täiesti selgelt. Aga lihtsalt vahe selles, et kui ta seal on, eks ole, kõrgem jumal, kes on loonud taeva ja maa, siis seal ta on muudetud selliseks loodud olendiks, ütleme küll võimsaks kangelaseks ja hiiglaseks ja nii edasi, kes läheb kurjusega võitlusse, aga tema, ütleme, nii-öelda see roll on hoopis teine, aga nimi on võetud sealt. Ja veel ka selline paralleel näiteks, et tal on 5 poega, kes on tema kaaslased, kes lähevad teemonitega võitlema ja neid 5 poega samastatakse igasuguste erinevate looduselementidega ja siin on jällegi sarnasus siis zoroastrismiga, kus Ahura Mazdal on kaaskond, see koosneb erinevatest jumalustest, nende kohta kasutatakse nimetust Amesha Spenta, pühad surematud, nad on erinevate maailma osad, erinevate maailma elementide, sellised kaitsejumalad ja põhimõtteliselt siis seesama Ahura Mazda kaaskond on muudetud ürginimese Ormazdi poegadeks. Nii et jällegi selline motiivi nagu transformatsioon. Aga nende poegadega juhtub siis, läheb halvasti, et teemonid söövad need pojad ära, midagi neist järgi ei jää
ja selle tulemuseks on see, et valgusollus, mida nad endas kannavad, satub teemonite kõhtudesse ja niimoodi satubki valgus pimeduse kätte ja algab maailma draama, milles me praegu siin kõik osaleme, eks ole, ja mis lõpeb siis sellega, et kunagi kogu jumalik valgus kogutakse kokku, puhastatakse ja materiaalne maailm pärast seda lakkab olemast. Aga see toimub siis, kui toimuvad viimsed sündmused, eelnevad sellele igasugused katastroofid, sõjad põhiliselt, loodusõnnetused, kusjuures manilased on kasutanud niinimetatud sünoptilist apokalüpsi ehk siis Markuse evangeeliumi 13. peatüki paralleelidega, et kirjeldada neid nii-öelda lõpuaja eelseid sündmusi. Samas selle nii-öelda suure headuse ja kurjuse lahingu kohta manihestlikes tekstides figureerib nimetus suur sõda, mida ei ole piiblis, aga mis on zoroastrismi apokalüptilises kirjanduses olemas. Nii et see on võetud sealt. Ja kui vaadata üksikuid teemoneid ja jumalikke olendeid, neid on tohutult palju seal maniluses, siis nemad on täiesti äratuntavate zoroastristlike nimedega võetud sealt üle, ka nende kujud sageli, aga ütleme niimoodi, et neil ei ole siiski väga suurt rolli, ütleme, selle manihestliku õpetuse seisukohalt, ehk teiste sõnadega need samad olendid, kes seal, ütleme, figureerivad Iraani päraste nimedega Sassaniidide riigis, võivad teistes piirkondades esineda teiste nimede all, umbes sarnastes funktsioonides, mis näidab seda, et nad on väga kergesti vahetatavad ja nad ei ole nagu selline, no kui ma nüüd liturgika keelt kasutan, eks ole, siis jumalateenistusel on kaks sellist osa, on proprium ja ordinarium. Ordinarium on see, mis ühesõnaga pidevalt siis vahetub vastavalt kirikuaasta ajale ja proprium on siis need tekstid, mis on alati muutumatul kujul. Ja põhimõtteliselt on ka maniluses täheldatav siis see, et on teatud ideed, mis seal kindlasti peavad olema, aga on hästi palju tegelasi, kes võivad nii-öelda nime ja kuju poolest vahelduda ilma, et selle õpetuse sisu nagu oluliselt muutuks niimoodi. Ja muidugi neid paralleele zoroastrismiga võib tegelikult leida veel, et näiteks kui me esatoloogiast räägime või kujutlustest hinge saatusest pärast surma, eks ole, siis kõige levinum arusaam on see, et hing läheb taevasesse maailma maniluses. See taevane maailm on täidetud jumalikust valgusest, see on selline ilus, kaunis paik, kus on ilusad helid ja värvid ja lõhnad ja nii edasi. Ja täpselt samamoodi kirjeldatakse paradiisi zoroastristlikes tekstides, aga ega tegelikult kristlikud paradiisi kirjeldused Süüria kristluses ei erine ka oluliselt sellest, et kus see konkreetselt võetud on, et ega me seda tegelikult ei oska öelda. Aga näiteks arusaam, et inimesel on oma taevane teisik, kellega ta kohtub pärast surma, see on tüüpiliselt iraani usundile eriomane motiiv, et see ei ole kristlusest pärit päris kindlasti, aga maniluses on see olemas. Ja see, kes selle ilmutuse manile pärimuse järgi tõi siis, oli just nimelt mani taevane teisik. Tema siis toimis selle vahendajana, ilmutuse vahendajana ja ilmutuse andjaks oli siis kõrgem jumalus, kes maniluses kannab nimetust valguse kuningas või valguse paradiisi kuningas. Nii et võib siis kokkuvõttes öelda niimoodi, et kuigi need paralleele zoroastrismiga võib tohutul hulgal leida manilusest ja üldse pole kahtlust, et mani ise zoroastrismi tundis ja zoroastristlikke ideid kasutas, siis oma põhiolemuselt tegelikult see usund on väga erinev zoroastrismist, mitte ainult see materiaalsuse halvaks pidamine ei ole erinevus, vaid ta on ikkagi oma tüübilt siis selline gnostiline usund, mille põhiidee on ikkagi see, et inimene on unustanud oma taevase päritolu, jumaliku päritolu ja tuleb sellest teadlikuks teha. Ja ilmutuse kaudu siis, mis mani kaudu on tulnud ja mida te eelkäijad juba on jaganud, see ilmutus jõuab siis inimeseni ja teeb võimalikuks siis selle valguse vabastamise protsessi. See valgus ongi tegelikult see inimese hing või vaim või see tema mittemateriaalne osa. See on identne selle kõikjal laial oleva valgusega ja selle kokku kogumine tähendab ikkagi seda, et igas inimeses olev jumalik osa siis niimoodi vabastatakse. Nii, nüüd kui maniluse missioon hakkas toimuma Kesk-Aasia erinevate Iraani hõimude hulgas ja see algas tegelikult juba
väga varakult, tõenäoliselt juba varsti pärast Mani surma ja hakati siis tõlkima Mani teoseid erinevates iraani keeltesse, siis selle kirjanduse puhul on silmatorkav see, et nende kohalike erinevates iraani keeltes vastete taga on tihti äratuntavad erinevad sanskritikeelsed budistlikud mõisted ja et see niimoodi on ka mõistetav, sest tegemist oli siis tollal piirkonnaga, kus budism oli ikkagi väga laialt levinud religioon. Asi algab juba sellega, et Mani ise pärimuse järgi kuskil 240. aastatel tegi missioonireisi Indiasse. Kus ta täpselt käis, seda me ei tea, aga igal juhul siis Sassaniidide riigipiiridest ta väljus, sealt idas ta kuskil käis. Oletatakse, et ta võis kuskil Beluchistani territooriumil missioneerida. Aga igal juhul Mani ise väitis pärimuse järgi, et Buda on üks tema eelkäija. Ja siin on sama skeem, nagu on islamiski, et Jumal saadab, eks ole, prohveteid erinevate rahvaste juurde, Jeesuse saatis, eks ole, lääne inimeste juurde ja Moosese saatis juutide juurde, nii edasi. Ja maniluses samamoodi, et erinevad valguse saadikud lähevad erinevate rahvaste juurde ja Buda läks siis India rahvaste juurde. Nüüd aga selles Kesk-Aasia erinevates iraani keeltes olnud maniluses hakatakse Manit ennast tituleerima Budaks. Ta kannab nimetust Mani Buda seal näiteks ja räägitakse hästi palju tema kõrval ka budadest mitmuses, kus juures nende all mõeldakse siis igasuguseid erinevaid valguse maailma olendeid, keda maniheistlikus mütoloogias on hästi palju. Siis on uiguurikeelseid ja soktikeelseid tekste, kus Mani on tituleeritud bodhisattvaks näiteks. Budana esineb ta rohkem, aga bodhisattvana ka mõningates tekstides. Ja siis on säilinud lausa selliseid tekste, kus teda siis samastatakse ühe konkreetse bodhisattvaga ehk siis bodhisattva Maitreyaga. Nüüd edasi, kui veel nendest paralleelidest rääkida, siis on tähelepanuväärne see, et see paik, kust manilased otsivad vabanemist endale, mis kreekakeelses maniluses kannab nimetust kosmos. Ja olgu öeldud, et see kosmose mõiste on tulnud läbi mitmete erinevate iraani keeltega Kesk-Aasiasse, aga siiski keeleliselt äratuntaval kujul, mis viitab sellele, et algtekst, millest on tõlgitud, siis on olnud kreekakeelne, osa maniheistlikke tekste, millest tõlgiti erinevates iraani keeltes, oli kreekakeelsed päris kindlasti. Ja see kosmos on selline negatiivne suurus seal, ta on selline kurjuse ja pimeduse paik, kuhu siis see jumalik valgus on niimoodi suletud. Ja kes budismi tunnevad, need ju teavad seda, et sansara ja kõiksus või maailm ei ole identsed omavahel, eks ole. Aga huvitaval kombel on Kesk-Aasia budismis nõnda, et see kosmos või maailm ja sansara on samastatud teineteisega. Ja see näitab siis seda, et manilaste selline strateegia oligi selline, et nad üpris valikuliselt kasutasid teiste religioonide mõisteid ja ideid oma õpetuse edasiandmiseks. Ütleme niimoodi, et need vasted, mida nad pakuvad siis teiste religioonide mõistetele, ei ole nii-öelda keeleliselt adekvaatsed, aga sisuliselt päris adekvaatsed, aga neil on mingisugune pidepunkt ja päris kindlasti budistlik õpetus kannatusest ja ühesõnaga sellest, et kogu elu on kannatus, oli hea selline
pidepunkt maniheistlikele missionääridele, et maniõpetus selgitada, et mani on tegelikult üks Buda, eks ole, kes on tulnud inimestele näitama teed väljakannatustest. Aga loomulikult see tee, eks ole, mida nad siis õpetasid, ei olnud mitte budistlik tee, vaid oli ikkagi maniheistlik tee. Kuigi sarnasuse rõhutamiseks kasutati ka mitmeid budistlikke kontseptsioone ja näiteks Kesk-Aasia budismis on väga tavaline see, et kui räägitakse, millest see mani tuleb siis päästma inimesi või millest ta tuleb teed välja näitama, siis näiteks räägitakse Sokti ja uiguuri maniluses sellest, et see on see 6, Märt ütle, kas ma nüüd ütlen õigesti seda, 6 olemisvalda on. Jah, 6 olemisvalda, mis on saara moodustavad, eks ole, et mani on tulnud inimesi päästma siis nendest. Ja veel on nimetatud meeleplekke, mis on ka sisuliselt kattuvad nendega, mis budismis on, eks ole, seal viha ja iha näiteks, eks ole, on eriti rõhutatud. Et ka seda mani puhul rõhutatakse, et tema ühesõnaga päästab inimesi siis nendest. Nüüd edasi, mis on väga huvitav, on see, et maniluses on see koht, kuhu siis need inimeste hinged peavad minema, on valguse maailm, mille kohta ka paradiisi mõistet kasutatakse ja mis on huvitav, on see, et nendes Kesk-Aasia maniheistlikes tekstides samastatakse tihti seda maniheistlikku paradiisi ja nirvaanat. Jällegi ütleme, et budismi loogika seisukohalt see ei ole korrektne, et ikkagi taevad ja kus, eks ole, need jumalad elavad õnnelikku elu ja nirvaana on ikkagi täiesti erinevad nähtused, aga seal on igal juhul siis neid samastatud ja on veel võetud kasutusele niisugune mõiste nagu Buda maailm. Öeldakse, et mani näitab inimestele teed Buda maailma, kus kõik on õnnelikud ja kus on jumalik valgus ja nii edasi ja nii edasi. Kusjuures Hans-Joachim Klimkait, maniluse uurija, juhib tähelepanu sellele, et maniheistlikud missionäärid pidid ilmselt tundma õnneliku maa suutrat ja see, kuidas kohati kirjeldatakse, siis seda maniheistlikku paradiisi tundub olevat inspireeritud sellest tekstist. Et need sarnasused on niivõrd suured, et see ei saa olla nagu juhuslik kokkulangevus. Nii et niimoodi oli võimalik siis meile läbi budismi selliste mütoloogiliste kujutluste ja läbi budismi mõistete siis seda maniõpetust niimoodi esitada. Kuni sinnani välja, et kas või selline mõiste nagu siis seesama vabanemine, eks ole, moksha, eks ole. Jah, isegi see on nii-öelda tõlketerminina läinud nendesse iraani keeltes kirjutatud Kesk-Aasia tekstidesse, et see on see ülim siht, mida siis niimoodi mani näitab inimestele. Aga selle sisu loomulikult on täiesti erinev selles mõttes, et mani järgi on ikkagi olemas substantsiaalne hing igal inimesel. Mida enamik budismi suundi ju ei tunnista, eks ole. Aga seal on täiesti olemas siis selline substantsiaalne hing, see on see jumalik valgus inimeses. Ja siis on tähelepanu väärne veel see, et mõnedes Kesk-Aasia just uiguuri ja sokti tekstides samastatakse seda jumalikku valgusollust inimese sees budasusega. Ja see on selles mõttes tähelepanu väärne, et budistlik vaade on ju see, et see budasus on võimalus, eks ole, potentsiaalsus. Aga seal on see reaalne materiaalne ollus, mis on inimese sees. Sa, Märt, paranda mind, kui ma midagi valesti ütlen. Ma ei ole nii suur budismi ekspert kui sina. Jah. Ta samastatakse selle valgusollusega, mis on inimeses, ehk tegelikult inimese hingega. Mis ei ole budismi seisukohalt korrektne, eks ole, aga andis ära kasutada ühesõnaga seda niimoodi, seda ideed. Nii. Ja päris kindlasti leidis just tänu nendele sarnasustele maniõpetus ka Kesk-Aasias väga palju poolehoidjaid
ja selle tulemuseks oli see, et Kesk-Aasia oli ainus piirkond, kus lühikeseks ajaks õnnestus Manilusel saada ka riigi usundiks. Ja see riik, mille usundiks ta oli Ida-Turkestani Kaganaat ja kusagil seal 8. sajandil peale Kristuse sündimist kohalikud valitsejad siis võtsid vastu Maniluse riigi usundiks ja kuni 9. sajandini, kui kirgiisid selle riigi vallutasid, hävitasid, kuni sel ajal oli ta selle riigi usund. Ja teadlased murravad pead kuni seni ajani, et mis siis ühesõnaga oli põhjuseks, et selline usund riigi usundiks võtta. Päris selge see ei ole, aga üks selline oletus, mis tundub tegelikult ka usutav, on see, et mitte ühel ümberkaudsel riigil ei olnud ta riigi usundiks, vaid ta oli tagakiusatud usund. Ja kardeti seda, et võttes riigi usundiks mõne nii-öelda naaberriigi usundi, juhtub ühesõnaga see, et usundist saab selline nagu poliitilise mõjutamise vahend ja ütleme, et see naaberriik võib hakata niimoodi usundi kaudu siis oma mõju avaldama siis sellele kaganaadile. Tundub tegelikult üpriski selline veenev seletus. Aga igal juhul lühikest aega ta siis ta riigi usund seal oli ja sajand umbes oli, ma arvan, umbes nii. Aga veel pärast seda tegelikult säilis ta ka Kesk-Aasia erinevates piirkondades ja Hiinas, et ütleme siis niimoodi, et tegelikult elava usundina nagu viimased jäljed tema kohta on tegelikult kusagilt sealt varasest uusajast lausa, ütleme 16. sajandi lõpus ja 7. sajandi alguses ja just ütleme Hiinast on leitud raidkirju, mille puhul on nagu selge, et need on manilaste koostatud, aga üldiselt oli ta selleks ajaks juba hääbunud. Ja tema hääbumine langeb siis kusagil sinna 13. ja 14. sajandi paiku ja seostatakse mongolite vallutustega seda ka otseselt, et läänes ta oli juba ammu hääbunud, aga siis idas need keskused, kus siis kõige olulisemad sellised vaimsed keskused manilastel olid, hävitati ära täielikult, kohalik elanikkond ka hävitati, tõenäoliselt siis ka manihestlik vaimulikkond ja selle tulemusel seal lakkas olemast. Nii et tegemist on siis tänaseks hääbunud usundiga, aga selle usundi eripära tõepoolest siis peitub selles, et ta on olnud eriliselt muutumisvõimeline, ta on olnud suuteline esitama ennast erinevate religioonide, ütleme siis mõistete ja ideede ja sümbolite abil, Põhja-Aafrikas näiteks kristlike mõistete ja ideede kaudu ja sassaniidide riigis siis zoroastristlike mõistete ideede kaudu ja Kesk-Aasias, Hiinas siis budistlike mõistete ideede kaudu. Kuid seejuures vaatamata varieeruvale terminoloogiale, varieeruvatele tegelastele mütoloogias ütleb siiski suurem osa Maniluse uurijaid, et nii-öelda need Maniluse põhiideed on ikkagi jäänud samaks, sõltumata sellest, millises regioonis ta levis. Nii et tõenäoliselt kasutati seda kohandamist ikkagi selline missioni strateegiaga, et luua nii-öelda seda silda siis kohalike elanikega. Et siinkohal ma siis nagu oma loengu osa lõpetaksingi ja nüüd siis on võimalik teile küsimusi esitada, mõtteid avaldada, kommenteerida, et olge head. Maitreja. Jah. No meil on siin spetsialist, kes võib temast pikemalt rääkida. Jah. Bodhisattva tulemane Buda, eks ole. Jah, just. Keda oodatakse? Kristuse taastulek toimub ka, aga seal on niimoodi, et seal on nende funktsioonid on nagu lahutatud, et Kristus ei tule lunastajaks tagasi, vaid ta tuleb ainult kohtumõistmiseks. Jah. Et Kristus tuleb ka lisaks veel. No kust ta tuleb? Ta tuleb ikka budismist loomulikult. Ja ei ole teada, et näiteks Põhja-Aafrika või Itaalia Maniluses oleks teda mainitud kusagil. Isegi sassaniidide riigis seal ütleme,
Kesk-Pärsia keelsetes tekstides teda ei figureeri kuskil, aga Kesk-Aasias erinevates iraani keeltes ja uiguuri keelsetes tekstides ta on olemas. Ei, maa peal küll mitte midagi, et ta välja kaevatud sealt üht-teist väikseid asju on leitud ja pisikesi fragmente ka käsikirjadest, aga üldiselt mongolid hävitasid nii põhjalikult selle piirkonna, et ega seal midagi järgi ei jäänud. Olid küll, aga sealt neid ei ole leitud, neid on leitud teistest piirkondadest, sealt sellest niinimetatud Hiina Turkestanist on leitud neid. Jah. Kloostreid olid neil ka seal. Ja oli küll. On teada, et oli olemas, on teada seda, et ainult mehed võisid preestrid olla, aga sellesse nii-öelda kõrgemasse kihti, nende täiuslike hulka võisid kuuluda ka naised põhimõtteliselt, aga see ei muutu preestriks. Preestri amet oli eraldi. Rituaalide kohta on, aga zoroastrismi rituaalid nad üle ei võtnud. Neil olid oma rituaalid. Sellest nad loobusid ka, jah, juba alguses. Neomaniheismi mina uurinud ei ole, aga ma tean, et ta on olemas selles mõttes, et tegelikult ju gnostitsism tervikuna on nii-öelda taastatud usund tänapäeval, et on hästi palju igasuguseid gruppe, osad nimetavad kirikuteks ennast, kelle nimes on gnostiline, Ameerikas on neid eriti palju. Ja vaat selles kohas, kus mu juhendaja elas seal Californias, sinna on eriti koondunud neid ja ta rääkis mulle ka sellest, et ta külastas mõningaid taolisi ja nad tõesti kasutavad gnostilisi tekste jumalateenistusel, muidugi ingliskeelses tõlkes. Jumalateenistus pidi nägema välja katoliku kiriku jumalateenistuse moodi väliselt, aga kasutavad gnostilisi tekste seal, jah. Kas manilus ja neomat on mis puutusid küll kokku ja tegelikult väga mitmed sellised filosoofia voolud on oma jälje sinna jättud, et filosoofilisi ideid kasutati samamoodi oma sõnumi väljendamiseks, nii nagu need erinevad religioosseid ideidki. Et on küll olemas kokkupuuteid terve hulk, jah, aga see on omaette teema. Sa mainisid mingi moel maniheism alla, et sa oled no tähendab, seal on üks pühamu, ma ei suuda koha nime isegi meenutada praegu, kus austatakse siis Budaga samastatud manit. Ja selle üle on siis hästi palju arutatud, et millega siis tegemist on, et kas tõesti mingisuguses piirkonnas suutis järjepidevalt säilida manilus, aga praegune valdav seisukoht on ikkagi see, et ei ole niimoodi, et see tekkis 20. sajandil millalgi, 20. sajandi esimesel poolel see kultus seal ja tekkis koha pärimuse alusel, et oli teada, et selles piirkonnas kunagi oli manilus olnud ja teda mani samastati seal Budaga ja teda selle naustati ja siis hiljem tekkis siis tema ümber selline kultus, et see ei ole järjepidevalt säilinud, selles mõttes siis uus usund. Jah, midagi sellist, just. No mingi 10 aastat tagasi ta küll oli täiesti olemas veel, internetis oli eraldi lehekülg selle kohta lausa. Jah, ma võin täpsustada, kui huvi on. Ja. Aga see on ainus selle laad, et see ei ole mingi laiemalt levinud liikumine seal, et see on ühes kohas. Jah, just, arvata võib. Aga see manilus või manilusest kõige rohkem pärandit on säilinud läbi kes kirjutas manilaste vastu hästi palju. Ei, ta kirjutas väga palju manilaste vastu. Jah, kõige tuntum on traktaat, mis ta kirjutas manilaste piiskopi Faustuse vastu. Contra Faustum. Ta oli tegelikult mitte selle siseringi liige, vaid ta oli selle laie. Tähendab, seal oli niimoodi, et see kogudus koosnes ju, eks ole, 2 sellisest kontsendrilisest ringist. Et oli sisering, keda siis kutsuti need valitud või täiuslikud ja siis oli see välimine ring, keda kutsuti
usklikud või kuulajad, palju nimetusi neil. Ja tegelikult suurem osa manilasi kuulus sellesse välisringi. Ja tema ka 9 aastat kuulus sellesse välisringi, aga siis need täiuslikud seal, ütleme, et arvuliselt nad olid väike vähemus, sest nad pidid alluma hästi rangetele reeglitele, mis muuseas tähendas ka näiteks seda, et nad füüsiliselt võisid liigutada väga vähe ennast. Selle põhjendusega, et jumalik valgus on ka siin õhus meie ümber niimoodi ja näiteks mida vähem liikuda, seda parem, et võime teda kahjustada. Kõik tegevused näiteks, enese pesemine kahjustab seda valgust, sest vees on ka see olemas. Nii et ideaal, et nad ei pese ka ennast. Ja füüsiline töö oli keelatud igasugune neile ja siis need kuulajad tõid neile toidu kohale alati iga päev regulaarselt ja siis seal oli see idee, et selle eest nad saavad pälvimusi. Nii nagu budismiski, eks ole, et sa kogud pälvimusi endale, nii nende täiuslikest hoolitsemisega ka. Munkadest hoolitseja budismis on ka ju, eks ole, väga hinnatud, et kui ilmikud annetavad munkadele. Ja põhimõtteliselt samamoodi, et nad tõid, eks ole, taimetoidu neile kohale, milles siis valmistati see söömaaeg neile ja sellel oli veel mõte ka. Ja mõte oli see, et nendes taimedes on seda valgusollust hästi palju ja kui nad seda söövad, see läheb nende sisse ja nad toimetavad, see ei tule välja seedimisega, aga nad toimetavad selle mingisuguste vaimsete tehnikatega, millest me ei tea mitte midagi, toimetavad selle jumaliku maailma kõik läbi enda. Aga sa ise pead olema, kui sa sinna täiuslike ringi kuulud, selline nagu puhas filter, et ühesõnaga ei tohi ennast rüvetada kuidagi ja siis on hästi palju igasuguseid keelde, mida nad peavad järgima täiuslikud. Et sellepärast seda täiuslike hulka ei olnud väga suurt tungi ühtpidi, aga teistpidi jällegi arvati, et ainult täiuslikul on võimalik vahetult surma sinna jumaliku maailma tagasi jõuda. Tavaline inimene peab uuesti sündima maa peal kellegile. Jah, just, see oli oluline seal. Aga kas see manni ise kuidas tema saab? Või ta normaalselt ei sündinud prohvetik? Ande omanud või kuidas? Kas selle kohta tekstides on rohkem? Tekkis igasuguseid legende just seal Kesk-Aasias Mani imelise sünni kohta, mis Buda sünnilugu meenutavad, on inspireeritud sellest, kuidas ta ema nägi und ja nii edasi ja nii edasi. Ja üldiselt teda käsitleti siis valguse maailma saadikuna, nii nagu ennem olid olnud, eks ole, Zaratustra ja Jeesus ja Paulus ja teised. Ja seal oli üks siuke üleloomulik olend, valgusmõistus nimetati teda, tema siis nii-öelda kehastus maa peal erinevate inimestena ja üks tema inimkehastus oli siis Mani ise. Aga viimane, pärast keda ei tule enam kedagi teist. Täiuslik süsteem ja niisugusest rääkisime, kas see võib olla ka arvata võib, et leiutasid ise, sest see oli igas piirkonnas, see ei olnud ainult seal, kus siis budism oli levinud. Et see oli ka just. Ei pruugi see nii olla, sest kristlikud askeedid ju samamoodi, et ühesõnaga on ikkagi seal, kus see askees on ideaal, et nad on ikkagi täiuslikud võrreldes tavaliste koguduse liikmetega. Süüre Kristuses ju väga askeesi rõhutatakse ja Süüre Kristusega ta oli kokkupuuteid kindlasti Mesopotaamias. Nii et see ei pea olema seal kindlasti, aga sarnasus on, jah. 17. annab, et see on just või tõelises kristluse esindajad, isegi protestantismi, ei, aga ta sisuliselt ei seostugi, aga see, et nad ütleme, seal olid paavstikiriku põlu all, eks ole, see on sarnane, et alati on niimoodi, et on õiged kristlased, keda siis paha maailm ja paha kirik jõusavad taga, eks ole. Ja kõik need nimetatud ketserlikud liikumised ja õpetused, mis on olnud varasemal ajal, et need on siis selle õige kristluse esindajad. See, et neid taga kiusatakse, juba näitab, et nad on õiged. Jah. No Jeesuse kuju on näiteks väga oluline seal on lausa mitu Jeesus, seal on selline jumalik, taevane Kristus, siis on maine inimene Jeesus. Kristlikke tekste kasutavad nad hästi palju, Uue Testamendi omasid näiteks. Tõlgendavad omal kombel muidugi.
noh, kuidas võtta, tähendab 3. sajand. Ta oli ikkagi juba jah, 3 sajandit olnud. Kõige suurem etteheide tegelikult oli see, et manilased õpetavad, et kurjal on nii-öelda iseseisev eksistents või oma olemus. Augustinus ütleb, et see ei ole võimalik, et kurjus saab olla ainult teaduse puudumine, aga tal on oma substants, et see on ekslik vaade täiesti. Jah, et neil on nii-öelda vastu Jumal, et saatan ei ole, saatan on üks paljudest inglitest, eks ole, kes on nagu, ütleme siis Jumalaga võrreldes on kvalitatiivselt madalamal tasemel, aga et maniluses jääb nagu mulje, et ta on nagu võrdne praktiliselt Jumalaga. Pihtimustest ta kirjutas, et manilased usuvad muinasjutte literaalselt ühe pähe. Ja mis seal oli veel? Ja jah, et mütoloogiliste. Õpetaja ei osanud, ta huvitus ise filosoofiast ja praktilistest teadust. Ja jah, aga Faustus ei osanud vastata neile küsimustele. Just. Ja siis just see, et neid müüte, eks ole, mis manilastel on, seal näiteks müüdid, kuidas tekkisid esimesed inimesed, esimesed loomad ja nii edasi, et need nõuti, et usutaks sõna-sõnat. Et seda nagu Augustinus väidab küll. Tema ise ju piiblitekste tõlgendab väga palju allegooriliselt. Ma ei jõua seda ümber jutustada siin. Ma ütlen, et need samad asjad, mida ma siin loengu alguses nimetasin, kui te need läbi loete, te saate ülevaate ilusti sellest. Mis manilus väites, sellepärast, et ta oligi niimoodi transformeerimisaldis. Jah, ta ühesõnaga 2 asja, et üks oli see, et teda kiusati kõikides suuremates riikides taga, kus ta levis, eks ole, Roomas kiusati taga, Sassaniidide riigis kiusati taga, Hiinas teatud perioodidega kiusati taga, vahepeal tolle eritis kiusati taga jälle. Ja teine asi oli see just, et see sama strateegia, mida ta kasutas, see võimalik sarnanemine kohalike usunditega. Ühesõnaga, ma arvan, ühel hetkel sai talle saatuslikuks, et ei tehtud enam vahet, et mis on mis. Ja ka see ilmselt mõjus, et mingil ajal ta oli keskselt juhitud. Et ühesõnaga oli üks keskus, vaimne keskus ja sealt siis kogu seda organisatsiooni niimoodi juhiti. Ja see tagas teatud sellise õpetusliku ühtsuse. Aga kui see keskus kuskil seal 10. sajandi paiku, Samarkand, eks ole, siis lakkas selle keskusena olemast, siis toimus selline suurem selline õpetuslik lahknemine ja lõpuks sulati lihtsalt kokku kohalike usunditega, mida kasutati seni, eks ole, sellise missiooni vahendina lihtsalt. Et ei olnud enam seda keskust, kes oleks kontrollinud seda, et nii-öelda õiget õpetust esindataks, mis varem toimis. Keskus oli, mis kontrollis? Käisid revidendid ja läbi kirikujuhid külastasid erinevaid kogudusi ja väiksemaid keskusi ja ikka jah. Just, nii nagu kristluseski õiget õpetust püüti. No mis teha, jah, aga siis kuskilt lähemast suuremast keskusest läksid need kirikujuhid kontrollima seda, et ikkagi püüti seda ühtsust niimoodi hoida. Nii, veel mingeid. Ei, väga palju on säilinud. Jah, ja väga erinevates keeltes on säilinud, aga olgu öeldud, et Mani enda kirjutatud, ta oli 7-osaline kaanon oli tal, et nendest tekstidest on suurem osa hävinud, fragmendid ainult erinevates keeltes tõlked. Mani ise kirjutas ja pidas väga tähtsaks, et tema sõna pannakse kirja, jah, et see ei lähe kaduma. Eks see on ikka niimoodi, et noor inimene, kes otsib, eks ole, kipub valima esimese liikumise, mis atraktiivne talle tundub ja manilusega ta kokku sattus ja see tundus talle atraktiivne ja nii et ma arvan, et selle pärast. Hiljem, eks ole, see enam teda ei rahuldanud, siis ta leidis uus platonismis selle järgmise liikumise ja siis tuli kristlus. Ja vahepeal oli ta skeptik ka muidugi, kahtles kõiges.
tuleb. Kas Läänemets on meil järgmisena? Vot ma ei tea. Ei Augustinusest me siin selles ringis ei räägi, selles mõttes, et ta on ikka nagu teise kultuuri esindaja. Et Sassaniidide riik ja Kesk-Aasia mahuvad vast orientalistika ringi ära, aga Augustinuse puhul ma arvan, et peaks kuskil teises kohas, Vabas Akadeemias näiteks, jah, just. Aga ma tänan teid. Ja. Nii. Tänan. Kas sa teeksid ühe pildi, kuidas mulle see antakse kätte? Oota, anna uuesti mulle kätte see. Nii. Nii, meist tehakse pilt. Nii. Nii. Kuidas sa parem vastad? Tänan. Ei ole sümboolne. Väga hea. Aitäh. Tõesti kaunis kruus. Järgmisena on Kaire Nõrk rääkimas Hiina kunstniku Ai Weiweist. Ahah, väga hea. 21. sajandi südamel. Selge. Kas sa pead mingi tehnika ära viima veel? Homme. Aga ühe asja ma pean panema selle salvestuse alla laadima ja paar liigutust. Ja. Katsibete kohta. Mul on ju ka... Kuule, vaata, mis ma oleks unustanud praegu. Kohe ma tegelen.